Käin olen siis ämmaemalduse õppetooli õppejõudassistent, ma tulin sügises tööle alles. Ma ise olen tegelikult selle kooli vilistamine, ma lõpetasin 2009 aastal, nii et ühelt poolt on see tore nagu tagasitulek, et vahepeal nädal. Tegelikult kui naine kõigepealt arvab, et ta võib rase olla, läheb siis tänapäeval, helistab, paneb aja, tavaliselt ta saab aja siis ämmaemade juurde ja see esimene küsimus, mida küsitakse, millal teil viimane menstruatsioon oli. Ja tegelikult seda loetaksegi siis alates, kui mina siia kooli tulin õppima. Ma mäletan, ma üldse ei mõelnud sellise asja peale. See pea seest, et tuleb nagu otse. Minu jaoks oli esimestes tunnis hästi suur üllatus seda. Et me saime aru, kui räägid nii kukal seisus, mis asi see peale. Et praegu meil laps oli näete tagurpidi. Aga pea seisus tähendab jah, et pea on see kõige esimene osa, mis siis hakkab siit tuplast paistma. Et vaatame siis edasi, et normaalselt selleks, et laps nüüd sealt läbi mahuks, teeb ta siis selliseid koht, kus me tahaks ütleme, et see lahti ja kaitsta. Et kui ta tuleb siit hästi rõksti ruttu, poed ei jõua venida. Siis on ilusti korrektne. Mütsid ka töötab? Mütsi ei panda kohe naiste, kui me teeme lahti, vaatame, mis on siin seest välja tuleb. Uus muuta. Ja vatsida, kus on et enne, ta muidu sünnitab meil päris ruttu juba ära, et vaatame tööd küljust. Mis meil siis seest välja tuleb? Peale, siin on üks nupukene, kutsutakse ema pandub, see mõõdab siis seda valude tugevust, et muidugi samal ajal, kui naine näiteks aevastab või liigutab kõhulihaseid seal, no ütleme põhiline asi aevastamine või jäsku asendit muudab, siis ta ka nagu reageerib. Ja siis, mis meil kogu aeg normaalsünnituse korral ei ole seda monitooringut peal. Et käiakse, tehakse 2 tunni tagant seda kardiotopogrammi ehk siis seda asja, kus vaadatakse, palju näitab lapse südamelöögid, siis näitab, kui tihti on tuhud, siit saab korral 1, 2, 3 minuti tagant on praegu. Et, ja kui kaugel on läheb, kuidas laps näiteks reageerib nendele tuhudele, kas peale seda emaga kokkutõmmet läheb südamelöögid jäsku alla või midagi. No, see on sellised asjad, mida seal siis hinnatakse. Seda tehakse umbes 20 minutit. Ei ole kellelgi ka seda püssimonitooringut siin veresugusid asju külla muutmas jälle seal teatud intervallide järgi. Siis, millega ämmaemad käib iga poole tunni taga, on siis selline andur nagu Doppler kutsume. See on selline väike. Jah, et siis sellega käime samamoodi, et pannakse siia läheb keel peale ja siis otsib, seda kasutatakse ka siis raseduskeskuses või nõuandlas, kus naine tuleb kontrolli ja siis kontrollitakse sellega. Siis on olemas üks meetod veel, stetoskoop. Et sellega põhimõtteliselt saab ka, see on puust ja see on siis natukene, ütleme, uuem on plastikut, aga see on siis see, millele ämmaemandad saavad lõpetamisel kinni.
siis mida mina näen kohe probleemi näiteks siin, kui naisel on öösärk on niimoodi, kui ta hakkab sünnitama, siis siin kõik läheb veega kokku, kõikide asjadega, et kõike tavaliselt me teeme, tõstame hästi kõrgele ära. Praegu 1000 temperatuuri seal sooja tavaliselt paljud naised. Ja see mõni ütleb, et on hästi küsida, lisaks sellele, et ta käib vaatab, kuidas naisel on, kas pissil on käinud ja siis kas ta joonud jälle vahepeal. Nii, aga siis vaatame, mis meil siin sees, ma võtame praegu lihtsalt lahti. Vaatame, mis meil siin sees on olemas, et täna on vaadake selle antiseptikatund, et siin on erinevad linad, kui teed üldse lahti, siis me saame vaadata, mis nende funktsioon on. Üks, see tundub siis olevat selline imamlina käib tavaliselt alati läheb naisele alla. Et seda on vaja siis panna alla, kuna nagu ma ütlesin, noote veed tulevad veri ja pärast mida rohkem sul on asju all, seda lihtsamalt paned kokku, läheb ära viskamisse. Et naine ei peaks ka ujuma seal. Siis need on nüüd sellised, mõnikord on lapsel enam ei aspireerita last, normaalse sünnituspool, sest aspireerimine teeks valulit, ajab tulse ja võib tekkida siis vaakuskardia ka. Et niisama aspiraatoriga ei tõmmata ja kui on vajadus, siis pühitakse lapse niimoodi suust ära. Siis see on üks selline pehme suurem linake ja need ma arvan siis lahtliha kaitsmiseks. Ja see siis pärast kindlasti saab kasutada siis seda liha siis alla panekul. Üks võimalus, mis veel on, kui te vaatate, on järi seal nurgas meil. Üks selline, ma soovitan teil panna igaks juhuks pange siia ütle ära. See jooksul siis me saame natukene vaida tõsta ka lihtsalt. Ta on meil väga spinaal täna tekkinud, üldse ei liiguta ennast kohe. Ja siis me vaatame, hakkab nüüd kohe varsti, kui me rääkima ka, ma toon arvuti ka. Või ma saan lihtsalt tõsta Stuumi ka või laudas. Tulge keegi võtab alt. Ta lihtsalt on ta on ingliskeelne patsient, ta ütles teil, et ta kohutavalt selg valutab praegu. No ei, see täitsa normaalne, et selg valutab. Kõik on hästi, see on täitsa normaalne. Laps hakkab sündima varsti. Nii. Ta küsis, mis juhtus. Mis juhtus laps tuleb pärast? Juhtus, panime sulle lina alla, kõik on hästi ja ikka nõude seda, et suhtlemise baasil. Sest ta küsis nüüd niimoodi, et ta tuleb nagu vett välja. Nii, nüüd ma näen üks asi. Sellises asendis on parem sünnitada. Teil on väga õige küsimus, aga ma näen, teil üks asi veel puudu. Kindla? Jaa, ma tean, et selle M-i number läheb. Aga seal on vist suuremad ka. On seal tulla. Nüüd ütles tal veel. Ei, mul on sul. Ma ei ole nii suur. Teate, see asend on nüüd selline, mida kasutatakse eriti. Nüüd naiste puhul näiteks temal on jalad hästi nõrgad, ta ei jõua enam olla, võib-olla on epiduraal, võib-olla on nii väsinud. Ja siis tal on külje peal, selles asendis lahtliha saab väga hästi venida ja liikuda. Ja tegelikult ämmaemandal on ka siis lihtsam. Võib paid teha niimoodi. Ja paid, täpselt. No sul on nii hästi kogemused, räägid vahepeal ja siis hinga sügavalt, hinga sisse. Et hingatakse hüperflektsioonis igati tihti. Mis siis veel võib, kui muud moodi saa aidata, paljud naised tahavad, et kas väiksem, jah. Üks tükk või kaks. Võta nüüd paar tükki. Eest poolt tagapoole. Jah, see on täpselt sama. Antiseptika on ikka kehtib sama. Teised poolt veel, kui ma ei tea, kuidas oleks. Ja siis selle antiseptika. Täna olus help. Ükskord, kui me hästi tublid õppejõud tuleme, siis me räägime siia eesti keeles teksti peal ka. Kõik on. Ja siis nii kaua, kui ütleme, pea ei ole hakanud nüüd siit välja silitustega, nii kaua siis ollakse niimoodi. Ja nüüd võtame omale see. Suur oli seda.
ja nüüd on lahtliha kaitsmine niimoodi, et see serv oleks siin ilusti näha. Jah, et siit on nagu näha, aga õrnalt toetatakse ja siis teise käega toetatakse õrnalt peale. Nii, nüüd on natukene. Millal naine pressib? Ainult siis, kui valu on, eks ole. Et kui emakas on see valu sees, siis ta pressib, sest mingi hetk, kui see pea on hästi siin all, tahab ka pressida, ta tunneb seda selle all, siis ta tahab ka siis, kui emakas ei ole kokku tõmbab. Ta natuke tuleb väljapoole. Tihtipeale nii, et pea sünnib ära, valu läheb mööda. Täitsa normaalne, ta võibki jääda niimoodi. Oodatakse järgmise tooni. Siin nagu te ütlesite, te koos töötamaga press või... Ja siis võib öelda, et ära pressi nii kiire jõuga, vähem tee siis see pea tuleb ise sealt ju tasakesi. Et siis koed jõuavad venida. Jah, et lihtsalt toetada. Proovi veel kord tasakesi. Kohe varsti tuleb veel. Nii, siis kui ta on sündinud meil pea ära, siis tegelikult võib vaadata, kas see nagaväeti ka siin ümber on. 50% lastel on nagaväet ümber kaela ja nendel on see niimoodi nagu kaelapett mul, eks ole, praegu lõikub lõdvalt. Paha on siis, kui ta on niimoodi, ütleme, nagu pool hästi tugevasti siin ümber. Nii. Nina eest ma võin puhastada ka, ongi praegu. Ja võib tegelikult pühkida siit natukene ja sellega mitte näete. Ma vaatan, mis ta näitab, kas me saame ära võtta, nüüd saab tasagi käsida. See on praegu. Nii, natukene siit edasi ja siis hästi kergelt seda. Nüüd, kus me nüüd lapse paneme, nüüd peab jälgima ka seda, eks ole, et ta siit poolt tuleb, see on ju. Enne keerab meie poole. Ja nüüd tulevad, meil assistendid tulevad appi natuke. Vaatad sa ise. Aga, palun kallikene, palun. Rohkem ei tule. Ta nahkem ei tule. Jah, niimoodi. Laps käed oleks nii edasi. Nüüd võta siit sealt üks suurem see lina, siis me saame ära kuivatada lapse ja pöörda ja paneme talle kohe siia peale. Mis see kuivatamine on? Kuivatamine on tegelikult taktiilne stimulatsioon. Et ta jälle hakkaks häält tegema. Esimene hingetõmme peab 30 sekundi jooksul ära käima. Tegelikult see 30 sekundit on nii pikka aega oodata seal kõrval. Ja üldiselt, kui on näha, et ta täitsa ilma toonus, et ta on kotisinine, siis tegutsetakse kiiremini. Aga kõige tähtsam indikaator on see, et hakkab hästi tugev vitaalne kisa, aga seda ei ole alati. Mõni laps teeb silmad lahti, vaatab, läheb roosaks, kõik on korras, numbrid on korras. Ja et see on erinev, aga enda jaoks on see kõige toredam on, kui on kellaaega vaatasime ka. Siis vaatate, panete kõhu peale, vaatate kella ja ongi nii. Ja siis võibki tema jätta siia katta. Jah, müts on meil teiste kolleegide käes. Kus on mütsid? Seal võtan või laenan? Ta võite laenata jah selle. Miks seal ei maksta? Ütleb ära. Siis tal on hea. Kõrvad kinni peab olema muidu sõbrannad. Ja nii kauaks oot. Siis toetakse ema, eks ole, võetakse siis mõnikord ära alt, siis kui platsenta on ära sündinud, võetakse ära siis kõik, mis siin ujunud on ja märge. Aga praegu me vaatame nüüd selliselt võetakse siia lähedale ja siis tõmmatakse see nagaväed perest tühjaks, siis pannakse teine. Ja siis kolmas pannakse siia naisele tuppe lähedale. Siis on pärast näha, kas kui platsenta on ära irtunud, siis ta füüsiliselt. Et siis ta, aga jah, tema on natukene veel traumat. Aga siis nüüd platsentaga on kui see nagaväed tõmbub tagasi, siis ta ei ole lahti. Kui nüüd vajutate, et nagaväed ei lähe, ei muutu midagi, siis järelikult